mina olen Peeter Esimene. Ahah, jah, tere. Mulle tunduski juba kaugelt, et teie olete siin see kõige tähtsam. Kuidas sa aru said? Seisate siin niiviisi uhkelt, raudrüüs ja... Kusjuures vaata hoolega. Siin pildil on väga palju asju, mis näitavad, et olen väejuht ja valitseja. Laual on kroon, riigiõun, valitsuskepp. Mul on seljas hermeliinmantel, rinnal orden. Kotkas laua all ja kahepäine kotkas valitsuskepi otsas näitavad, et olen just nimelt Vene valitseja. Meri- ja sõjalaeva taga, et olen laevastiku asutaja. Kas sa arvad ära, mis oli minu hüüdnimi? Ei, tõesti ei oska arvata. Peeter Suur, sest ma olin väga kuulus ja saatsin korda suuri tegusid, aga ma olin ka väga pikk, üle 2 meetri. Omal ajal olin ma üks väheseid valitsejaid, kes ei kandnud puuderdatud lokitud parukat, nagu oli moes, vaid lihtsalt lühikeseks lõigatud juukseid. Ei, mul olnud aega sellise edevuse jaoks. Mina tegin tööd. Ma armastasin meisterdada, laevu ehitada. Oma naisele nikerdasin morsaluust lühtri täitsa oma kätega. Isegi selle lossi ehitusel lõin käed külge. Ja muide, kui enne minu aega kandsid Venemaal kõik kõrgest soost mehed habet, siis mina keelasin habemed ära ja lubasin kanda ainult vuntse. Kas sa näed seda imekaunist naist seal valge ratsu seljas? See on minu kallis Katariina. Kui mina läksin lahingusse, ratsutas mu naine minuga kaasa. Ta oli kartmatu, vägev naine. Ükskord jäime täitsa jänni. Türklased piirasid meie väed ümber ja see oleks tähendanud kindlat surma meile kõigile. Aga Katariina oli nii taibukas, et võttis oma ehted kingituseks kaasa, läks türklastega läbi rääkima ja päästis meid kõiki sellest täbarast olukorrast. Pärast minu surma sai Katariinast esimene keisrinna, riigivalitseja ja vägede ülemjuhataja. Seetõttu on ta pildil ka sõjaväe mundris. Oi, vabandust, las ma tutvustan. See kaunis daam punase lindiga on meie tütar, tulevane keisrinna Jelizaveta Petrovna, kes samuti siin lossis käis. Jelizavetale meeldis väga pidusid korraldada ja uhkeid kleite kanda, aga ta ei kandnud ühtegi kleiti rohkem kui 1 korra. Oma kleidid kinkis Jelizaveta kirikutele ja kloostritele. Kleitide kangast tehti vaimulike rüüd.